Trump süütab tuleviku ajaloolises pöördes, mis seab Ameerika Ühendriigid enneolematu olukorra ette. Esimest korda on võrgu mastaabis tuumasünteesijaam ametlikult taotlenud ühendust Ameerika elektrisüsteemiga. Sel laupäeval 6. juunil 2026 on see uudis kaalukas. Sest me ei räägi siin enam labori õhku jäänud lubadusest, vaid tehnoloogiast, mis püüab väljuda katsetusfaasist ja siseneda maailma juhtiva suurriigi reaalsesse energiataristusse. Commonwealth Fusion Systems paigutas ARC elektrijaama Virginiasse, PITM-i järjekorda, mis on Ameerika Ühendriikide suurim konkurentsivõimeline elektrivõrk. Täpselt ajal, mil andmekeskused, tehisintellekt ja raske tööstus nõuavad tohutul hulgal kindlat energiat. See on pööre, mis näitab selle võitluse ulatust. Kui vana poliitika räägib piirangutest, ratsioneerimisest ja kallist energiast, siis uus Ameerika võidujooks viitab küllusele, tehnoloogilisele üleolekule ja tööstuslikule võimule. Mis sündis nüüd Ameerika elektrivõrgus? Miks see tuumasüntees võib muuta maailma majandust? Kuidas Donald Trump saab seda uut ajastut kasutada selleks, et viia Ameerika Ühendriigid konkurentidest aastate võrra ettepoole? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Commonwealth Fusion Systems esitas 28. aprillil 2026 ametliku taotluse ARC elektrijaama ühendamiseks PITM-iga. See on samm, mis ühendab labori päris maailmaga. Planeeritav elektrijaam peaks tootma umbes 400 megavatti, mis on piisav suurte tööstus- ja äriklientide ning ligikaudu 150 000 Virginia koduvajaduste katmiseks. Tehas kuulutati välja Chesterfieldi maakonda, sest Virginia on muutunud üheks kõige strateegilisemaks piirkonnaks uues Ameerika majanduses. Osa riigis on tugev andmekeskuste koondumine ning kasvav surve pideva energiavarustuse tagamiseks. Tehisintellekt ei kasva ainult kiipide, ilusa jutu ja moodsa rakendusega. Ta vajab elektrit, vajab tugevat võrku. Vajab stabiilset energiaallikat. Ja just see ongi punkt, mis seab tuumasünteesi võimuvõitluse keskmesse. Kellel on külluslikult energiat, saab treenida rohkem tehisintellekti mudeleid, käitada rohkem servereid, meelitada rohkem tehaseid ja toetada rohkem innovatsiooni. PGM Interconnection teenindab 3 osariiki ja Columbia ringkonda umbes 182 000 megavati võimsusega ja üle 65 miljoni tarbijaga. Kui ettevõte soovib selle võrguga ühenduda, algab põhjalik tehniline protsess, mis hõlmab ohutuse, stabiilsuse, mõju ja võimalike ülekandekohanduste uuringuid. Protsess võib võtta 4–6 aastat ning ettevõte soovib jõuda 2030. aastate alguseks nii kaugele, et luba oleks olemas ja energia saaks tarnida kohe, kui jaam on valmis. Tuumasünteesi lubadus on lihtne mõista. Selle asemel, et lõhustada raskeid aatomeid, nagu toimub traditsioonilistes tuumaelektrijaamades tuumafissiooni käigus, püüab tuumasüntees ühendada kergeid aatomeid ja vabastada tohutul hulgal energiat. See on sama tüüpi reaktsioon, mis toidab päikest. Väljakutseks on selle protsessi ohutu, pidev ja majanduslikult tasuv juhtimine maal. CFS panustab kõrge temperatuuriga ülijuhtmagnetitele, et muuta reaktor väiksemaks, tõhusamaks ja viia see lähemale kaubanduslikule tasemele. See tehniline detail on oluline, sest tõelist tuumasünteesi ei ole võimalik saavutada ilma tugeva magnetilise kontrollita. Plasma peab ringlema äärmuslikes tingimustes. Ükski tavaline materjal ei taluks seda kuumust, kui see puutuks otse struktuuriga kokku. Seetõttu on magnetid projekti süda. Need hoiavad plasmat, hoiavad protsessi stabiilsena ja sillutavad teed väiksemale elektrijaamale kui need hiiglaslikud mudelid, mida mujal maailmas plaanitakse. Google tuli samuti mängu, sest nad teavad, et energia on muutunud tehisintellekti jaoks ellujäämise küsimuseks. Ettevõte sõlmis lepingu, et osta 200 megavatti esimesest ARC elektrijaamast ja suurendas oma osalust Commonwealth Fusion Systemsis. See näitab, et tehnoloogia hiiglased ei käsitle tuumasünteesi enam lihtsalt laboratoorse uudishimuna. Nad vaatavad järgmise kümnendi poole ja mõistavad, et digitaalne võidujooks otsustatakse pistikus. Kes ei oma kindlat energiavarustust, jääb maha. See punkt aitab selgitada, miks oodata. Miks Trumpi päevakord kõnetab nii otseselt seda pööret?
Trumpi valitsus käsitleb energiat kui riiklikku julgeolekut, mitte kui keskkonnapatust. 2025 aasta mais allkirjastas Trump täidesaatvad korraldused, et kiirendada Ameerika tuumatööstust, vähendada takistusi ja ergutada uue põlvkonna arenenud reaktorite faasi. Energeetikaministeerium esitles seda kui osa tuumaenergia taassünnist Ameerika Ühendriikides, keskendudes usaldusväärsele energiale, võimsuse laiendamisele ja tööstusahela tugevdamisele. See toob tuumasünteesi futuristlikust vitriinist välja ja asetab selle teema Ameerika elektrienergia planeerimisse. Tehisintellekt ei oota kliimadiskussiooni. See nõuab elektrit 24 tundi ööpäevas. Tuumasünteesil on ka võimas poliitiline eelis. See lükkab ümber väite, et majanduskasvu tuleks käsitleda ohuna. Kui see töötab kaubanduslikus ulatuses, võib see pakkuda puhast, stabiilset ja külluslikku energiat ilma traditsioonilise lõhustumisega kaasnevate jäätmeteta. See ei kõrvalda kõiki tehnilisi väljakutseid, kuid muudab arutelu täielikult. Projekt ei sünni järjekordse riikliku lubadusena, mida bürokraadid peale suruvad. See sünnib erasektori kapitaliga, huvitatud kliendiga, tehnoloogilise partnerlusega ja ametliku taotlusega võrku sisenemiseks. See on turg, mis näeb väärtust enne, kui vana poliitika suudab järele jõuda. Nüüd seisneb risk ajas. Ettevõte kiirustab ehitama, võrk hindab, kliendid ootavad, nõudlus kasvab. Seetõttu võib Trumpi tegevuskava muuta selle edusammu veelgi tähtsamaks juhtteemaks. Hiina jälgib seda liikumist, sest konkureerib samuti energia, tehnoloogia ja tehisintellekti vallas. Suured suurriigid teavad, et järgmises majandusetapis ei võida ainult need, kellel on rohkem rakendusi. Võidab see, kellel on energiat, et seda kõike üleval hoida. Tuumasüntees võib saada uue Ameerika tööstuse mootoriks, kuid ainult siis, kui Ameerika Ühendriigid suudavad ületada oma sisemise aegluse. See on hoiatus, mis peitub selles ühendustaotluses. Tulevik on jõudnud elektrivõrgu uksele, kuid peab veel läbima regulaatorite järjekorra. Trump süütab tulevikku, sest see edasiminek sobib kokku ideega energiast kui võimust. Esimene võrgumastaabis tuumasünteesi jaam ei ole ainult teadusuudis. See näitab, et Ameerika Ühendriigid võivad avada uue ajastu, kus on külluslikult elektrit, tugev tehisintellekt ja konkurentsivõimeline tööstus. Nüüd langeb surve bürokraatiale, võrguoperaatoritele ja Ameerika Ühendriikide energiapoliitikale. CFS on juba projekti järjekorda pannud. Google on juba osa energiast kindlustanud. Virginia on juba tuumasünteesi kaardile jõudnud. Järgmine samm on tõestada, et masin töötab, võrk peab vastu ja Washington ei lase tulevikul paberile kinni jääda. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.